Tere päevast kõigile. Täna on minu ülesandeks teile rääkida OBO uutest süvistatavatest ja õnnesseinadoosidest. Paraku ma arvan, et 45 minutit ma teie väärtuslikku aega täna ei kuluta. Tõenäoliselt jõuan ma kiiremini teemaga ühele poole, et saate minna kas tööle tagasi või siis valima, kellele see protseduur veel tegemata on. Aga te võite ka muudest asjadest minu käest küsida, et kuna ma olen vastutav nii kinnitustarvikute, kaablikande, konstruktsioonide, tuletõkestuse ja toimetagamissüsteemide eest, et siis ka tänasse teemasse mitte puutuvad küsimused on teretulnud. Aga alustame siis OBO uutest õnnesseina süvistdoosidest, mis on meie tootevalikus siis alates 1. oktoobrist. Seetõttu ma pean ise ka veel mõnda märkmeid vaatama, sest paljud tooted on sellised, mida meie tootevalikus ennem ei olnud. Ehk siis kogu tootesortiment sai üle vaadatud, sai moderniseeritud, sai uuendatud, sai töötatud välja palju selliseid tooteuuendusi, mis paigaldust kiirendavad, ta hõlpsamaks teevad. See oli nagu eesmärk, millele sai kõige rohkem tähelepanu pööratud. Alguses võib-olla mõnedest terminitest, et kui te nendel karpidel, ma ei tea, kas siin nüüd ei ole väga näha, aga vähemalt kataloogides on märge, et neid on siis selline leegikuju ja 650 kraadi, et see ei tähenda seda, et seda tüüpi kaabliarukarbid või tooted, millel see märk peal on, et nad kannatavad nüüd kas siis 650 või 750 või 960 kraadi, et tegemist on siis nii-öelda selle leegtäpiga. Ehk siis see tähendab seda, et vastavalt standardile kuumutatakse siis traat etteantud temperatuurini ja surutakse siis 30 sekundiks vastu seda testitavat toodet. Ja kriteeriumiks on see, et tehakse kindlaks, kas katsekeha süttib, et tõenäoliselt ta võib süttida, kas leek levib edasi, ta ei tohiks edasi levida, kui katsekeha eemaldatakse või eemaldatakse see traat. Ja kas siis selle katseperioodi jooksul sellele siidipaberile, mis siin all on, kukub põlevaid tilkasid või mitte, tegelikult ei tohiks kukkuda. Ja kui kontrollitav detail on hakanud põlema ja hiljemalt siis 30 sekundi jooksul iseseisvalt ei kustu, et siis sellisel juhul siis toode testi ei läbinud. Ehk siis siin on näha ka see testiaparatuur, mille järgi neid teste siis läbi või mille abil neid teste siis läbi viiakse. Et see meil endal laboris olemas. Samuti tehakse meil endal ka IP-katsed ära. Kõik need tooted on IP30 kaitseastmega. Et IP30 tähendab seda, et niiskuse suhtes tal ei ole mingit kaitset, aga puute poolt siis 30 tähendab traati 2,5 millimeetrit läbimõõduga. Et sellest suurem traat siis kuskilt mingist pilust sellesse testitavasse seadmesse ei tohiks sisse tungida. Kõik need tooted on halogeenivabad, et halogeenivabaduse testi me ise ei tee, need on siis vastavat akrediteeritud sertifitseerimisasutustes tehtud ja halogeenivabadus tähendab siis seda, et kontrollitakse siis näiteks joodi, broomi, kloori sisaldust nendes katsedetailides. Kokku 4 elementi on. Ja need kokku ei tohi ületada siis 0,40% sellest materjali sisaldusest. Et üksik osa võib olla rohkem kui 0,1 näiteks. Et võib olla ka 0,15, teisi peab selle võrra väiksemad olema. Et kõik need tooted on jah siis nii-öelda tegemist halogeenivabade toodetega. Kõigepealt siis ülevaade meie süvisarukarpidest, mis paigaldatakse siis kas betoonseintesse, betoonseintesse, õõnes tellistesse seintesse või sellistesse kohtadesse. Esmakordselt kuuluvad siia alla ka tuulekindlad variandid, et kas siis seadmedoosid või seadme ühendusdoosid.
See tähendab siis seda, et kõik need doosid on varustatud siis termoplast-elastomeer kaabli läbiviikudega ja lisaks sellele on kaabli arukarbid varustatud ka, siin on väga halvasti küll näha, aga nad on varustatud siis 4 kolmekordse kruvipüstakuga. Kui siin näidist tulete vaatama, siis on neid natuke lihtsamini näha. Ehk siis see tagab selle, et peale paigaldust on võimalik siia paigaldatavaid pistikupesi või siis muid seadmeid, näiteks lüliteid, kergemini joonduda. Nad paikevad üksteisest diagonaali suhtes, aga alati on see 60 mm nominaalmõõt tagatud. Täiesti uus asi on see, et need kaabli, tähendab ühenduskarbid ja seadmekarbid on omavahel ühendatavad patenteeritud bajonettlukuga ühendusega. See tagab täpselt stabiilse ühendatuse ja 71 mm-se tsentri vahe. Et kõik doosid on ühendatavad nii ühelt kui ka teiselt poolt ja vajadusel on siis komplekteeritavad eraldi bajonettlukustusega. Et see nüüd on toode, mis on täiesti uus ja on OPPO poolt siis patenteeritud. Mida seda vaja on siis, kui on suuremad seadmed? Selles mõttes, et jah, ütleme 2 seadme omavaheliseks ühendamiseks sa saad ühendada need karbid lihtsalt omavahel, nii nagu nad on. Aga kui sul on vaja nüüd näiteks seda tsentrite vahelist kaugust suurendada nüüd 71 mm-lt 91 mm-le, et sa saaksid näiteks paigaldada nüüd ütleme pistikupesade ploki üksteise kõrvuti, näiteks sellisel juhul on nad omavahel selle muffiga veel korra ühendatavad. Raami peale saada, siis pead selle vahel. Ei, selles mõttes, et raami ei pea, aga mõtlen, kui sa 2 raami tahad kõrvuti panna, jah, ütleme, sul pikad plokid tulevad näiteks ukse kõrval seal, jah, vertikaalselt näiteks, jah, et sellisel juhul kõik need doosid on niimoodi ühendatavad ühelt ja teiselt poolt ja sellisel juhul sa saad paigaldada sinna selle vahele nii-öelda selle bajonettlukku, et see on nüüd täiesti uus tööde. Nii, tuulekindlad variandid, et kõik need, kui te vaatate seda kaabli arukarpe, siis kõik need sisestused on eelmärgistatud, et on täpselt kirjas, et kuhu sa saad paigaldada näiteks mis läbimõõduga kaabli või toru sisendi. Ehk see lihtsustab nii-öelda seda tootevalikut. Tuulekindlalt membraan sisseviigud. Nagu ma mainisin, et on tegemist siis termoplast-elastomeer kaabli sisenditega ja kõik on varustatud lisaks veel tugevdusribidega. Ehk ja kõik on nad siis kas siis kaablitega või torudega lihtsalt läbistatavad, sinna ei pea midagi ette auku torkama. Ja need tugevdusribid tagavad siis selle, et sul on võimalik ühest sellest samast läbiviigust või sisendist viia mitme erineva läbimõõduga kaablid läbi. Ehk tehtes siia augu, ta ei riku või ei lõhesta ära seda tervet kaabli läbiviiku. See on nii-öelda nagu tema eelis. Et kus siis neid tuulekindlaid süvistoose kasutatakse, et see on siis näiteks õõnestellistest seintes, kus võib tekkida siis korstnaefekt ja nii-öelda ta siis isoleerib siis selle ruumi sisepinna ja müüritise, et seal vahel ei tekiks nii-öelda tuulekoridori. Standardsed õõnesseina või süvistatavad doosid on varustatud siis kombineeritud sisenditega, kas M20 või 25 torudele. Et need on siis nii-öelda varustatud igas suunas. Ehk siis need kinnituseendid, mis siin on, need haaravad siis ümber selle elektriinstallatsiooni toru ja fikseerivad ta selles läbiviigus, et ta ei anna nii-öelda enam sealt edasi liikuma. Et millest siis see valik koosneb? Seadmedoosid on siis UG46 tüüpi seadmedoosid. Nende
paigaldussügavus on 46 millimeetrit, ehk nad siis on võimalik paigaldada siseseintesse vastakuti. Seadme ühendustoosid, need on varustatud siis ekstra täiendava ruumiga klemmidele ja sobivad samuti siis pistikupesade ja lülitite paigaldamiseks. Nende nende kõrgus on siis 66 millimeetrit. Kui seda seadmetoosidel oli 47 millimeetrit, siis seadmeühendustoosidel on 66 millimeetrit. See karp, mis te siin all näete, tema siis ühendab endas seadmetoosi madala sügavuse, ehk siis see 47 millimeetrit, aga samas täiendava lisaruumi siis klemmidele. Et neid on ka võimalik siis siseseintes vastakuti tänu oma paigalduskõrgusele paigaldada. Kahesed seadmetoosid ja seadmeühendustoosid pakuvad siis võrreldes ühestega täiendavat lisaruumi klemmidele ja näiteks ka multimeediaseadmetele. Siin näete siis naelaaasadega seadme ja seadmeühendustoose, et need on mõeldud siis nii-öelda kiireks kinnitamiseks pehmetele seintele ja mördivuukidele, et kuhu nael on lihtne sisse lüüa. Ja pärast, kui sa oled siis seinapinna ära krohvinud, need tagavad siis sellele doosile lõpliku stabiilsuse. Lisaks sellele on nüüd tootevalikus olemas ka elektroonikadoosid, kas standardsete kaabli läbiviikudega või siis nende termoplastiste elastomeerkaabli läbiviikudega tuulekindlaks paigaldisteks. Nad on varustatud siis mitme kuni M20 lisasisendiga põhjas ja on varustatud lisaks ka veel vaheseinaga, mis võimaldab siis eri pingeid eraldada. Ehk sinna on võimalik siis paigaldada see on mõeldud siis nii-öelda selleks lisareserviks juhtmetele või siis elektroonika osadele. Ja need doosid, millest ma praegu räägin, need on kõik krohvitavatele seinadele mõeldud. Lisaks sellele on siis tootevalikus ka väljundtoos või siis seinavalgusti ühendustoos, et see on nüüd meie tooteportfelli kõige väiksem toos. Et kasutatakse juhul, kui siis tegemist on ühe kaabli sisendiga. Ja ta on varustatud siis kombisisendiga 10 millimeetrise või 20 millimeetrisele sisendile. Ja neid perforeeritud väljamurdavad on väga lihtne kruvikeerajaga avada. Lisatoodetena on pakkuda siis Quick Fix tüüpi kinnitusrõngas, mida te siin näete. Et see on siis väga selline kiire lahendus seadmetooside kinnitamiseks ilma krohvimiseta või liimimiseta seina. Ja lõplik stabiilsus on siis sellisel juhul tagatud siis selle seadmetoosi ja seina vahele tungiva krohviga. Ehk siis see paigaldus käib niimoodi, et see seadmetoos asetatakse 82 millimeetrisesse freesavasse. Need kinnituseendid pöörduvad ülesse. Siin on ka naelaaugud tema fikseerimiseks ja need tagavad siis selle krohvimiseks tarviliku kõrguse ja stabiilsuse. No plaadi sisse küll on juba õõnesseinatoosid mõeldud sellisel juhul, aga põhimõtteliselt küll jah, aga ta jääb siis sellest plaadipinnast kõrgemale. Aga õõnesseinatooside juurde ma jõuan ka kohe. Et juhul, kui nüüd kas siis krohvimise tagajärjel või siis ka näiteks plaatide tõttu on seinapind krohvipinnast nüüd tunduvalt kõrgemal, siis on võimalik sinna paigaldada kõrgendusrõngad. Neid on nüüd 2 mõõtu, 12 mm kõrged ja 24 mm kõrged. Need kinnituskruvid, millega ta selle seadmetoosi peale kruvitakse, need kuuluvad juba nii-öelda komplekti. Eraldi tootena on olemas seesama vahemuff, et juhul, kui ma rääkisin, et on vaja siis tsentrite vahelist kaugust suurendada 71 mm 91 mm, et kas siis näiteks eri pingete eraldamiseks
või siis näiteks disainlülitite paigaldamiseks. Ja need muhvid on ka omavahel vajadusel siis ühendatavad, nii nagu siin on näha. Annan sulle neid natuke katsuda ja proovida ka. Signaalkaaned, need siis kaitsevad seadme ja seadme ühendusdoose krohvimise ajal, on üheosalised ja kaheosalisele doosile, on varustatud siis signaalarjastega, see siis tagab selle, et nad on võimalik siis peale krohvimist lihtsalt üles leida. Selleks nad surutakse peale krohvimist natuke alla ja tõmmatakse välja. Lisaks nendele on tootevalikus siis 2 sorti tihenduskorke. Need on mõeldud tuulepüsivateks paigaldisteks, kui tehakse need näiteks kohvereeritud torudega, ehk siis M20 ja M25 kohvereeritud torude sulgemiseks. Näitan teile pärast videot ka selle kohta. Ja 4 lamelli, mis siin on, tagavad siis suhteliselt hea ja stabiilse ühenduse. Elektroonikadoosidega komplekti kuulub alati vahesein erinevate pingete eraldamiseks ja vahesein on varustatud siis 3 väljamurdeavaga, mida on lihtne siis eemaldada. Ja siis toode, mille kohta eelnevalt küsisite, ehk nii-öelda siis tihendusdetail. See on samamoodi nii nagu need tihenduskorgid ja sisendid on valmistatud termoplastelastomeerist ja need sobivad siis tavalise standardse seadme või seadme ühendusdoosi muutmiseks tuulekindlaks variandiks. Ehk siis paigaldatakse siit lihtsalt sellesse seadmedoosi. Ja ta on varustatud siis 8 sisendiga kuni 4 mm läbimõõduga kaablile. Et siis, kui on takkajärgi selgub, et sul ikkagi tuul tõmbab nendes doosides, siis on võimalik ka hiljem need doosid nii-öelda tuulekindlateks muuta. Ei, seda on ainult ühte sorti on, jah. Et selles mõttes, et sa saad teha need, kui sa näiteks kasutad teda nüüd seadme ühendusdoosis, siis sa need klemmid või ütleme, need klemmid saad jätta sinna põhja, aga nende sisenditega, millega sa tuleb nüüd lülitisse pistikusse pesta, need tood siis sealt läbi. Et seal taga võib tuul tõmmata, peaasi, et ta sealt nendest pistikupesa aukudest või lüliti raami vahelt kuskilt läbi ei puhuks siis. Seda peab eriti ehitusjärelevalve valvama, sest see võtab tööviljakust olla. Jah, aga kui sul on vajalik seda saavutada, siis on see üks võimalus olemas. Vaatan, kas nüüd... Sellega saad siis nii-öelda selle niiskuskindla doosi ka tekkida? Ta niiskuskindel ei ole selles mõttes, et ta on ikkagi tuulekindel. Jah, selles mõttes, et siis on selleks on olemas eraldi, siis ütleme, sellel seadme ühendusdoosil on eraldi see niiskuskindel rõngas. Jah, see tuleb siis sinna peale, jah. Aga ma ei saa nüüd... Kui te soovite lähemalt nende asjade kohta teada saada, siis on olemas eraldi koduleht winseria.com.ee, kus on siis ülevaade nendest süvistatavatest ja õõnesseinadoosidest. Ja kui ma nüüd hakkan siit vaikselt alla kerima, siis on näha kogu see jutt, millest kas te näete kõik, näitan teile ka videod. Siin on näha, kuidas need 2 doosi omavahel kokku käivad, klõpsatades. Nii, nüüd on nad fikseeritud. Samamoodi lihtsalt on nad omavahel lahti ühendatavad. Kruvipüstakutest ma rääkisin. Neid on nüüd 4 tükki igas küljes, mis võimaldab siis lihtsasti sinna paigaldatavad seadmed joondada. Tuulekindlatest nendest membraan läbiviikudest on toru sisestatav ilma tööriistata. Ja siin on siis kogu ülevaade nendest seadmedoosidest ka. Ja näitlikustamiseks ma panen teile siia ühe video. Kardan, et siin ei tule nüüd heli läbi selle ühenduse, aga siis saate ilma helita vaadata seda tootevalikut.
ei, selles mõttes, et teatud valik oli meie valikus ka ennem olemas, aga nad olid teistsugused, ei olnud, ütleme, praktiliselt kogu see toote fassong on ümber tehtud, et kõik need sisendid, kõik need ühendused, selles mõttes on tegemist täiesti uutelaadsete toodetega. No selge see, et mingisugust revolutsiooni nendes osas nüüd tehtud ei ole, et ikkagi see seade läheb sinna sisse, on ta siis lüliti või pistikupesa või mingi muu asi, aga toote valik on laiem ja paigalduse kiirusele ja stabiilsusele on rohkem nagu tähelepanu pööratud. Peab seda kindlasti mingisuguse seguga panema või? Üldjuhul teda ka siis liimitakse, kipsitatakse või siis kasutatakse näiteks neid quick fix tüüpi kinnitusfiksaatorid, seda näitab ta ka, või siis on võimalik tõesti kasutada nende naelahaasadega, seda küll kasutatakse minu arust suhteliselt vähem, et tavaliselt on seda saad kasutada näiteks tõesti, kui on need pehmed vuugid või siis näiteks aerokseintes on see võimalik, et kui sul on ikkagi mingi müüritis, sinna sisse ei olegi ikka võimalik lüüa. Väänduvad selle ära, nad on üsna kergesti väändatud ja pärast katsu neid raame sinna peale. Vot sellepärast nüüd ongi need bajonettlukud ette nähtu ühenduseks, et nad omavahel nad korralikult ära fikseeriksid. Ja teiseks on siis, ta näitab ka videos, ongi need kruvipüstakud. Ennem meie toodetel, ma ei tea, kuidas teistel tootjatel on, aga meil ennem neid kruvipüstakuid ei olnud. Et sul on võimalik siis ka hiljem kõrguses nende paigaldatavate seadmete asendit muuta. Et ma olen ise ka neid paigaldustöid teinud ja tõesti on jama, et kui see kõrgus paigast ära läheb, et siis neid ühte joonduda on ikka äärmiselt raske. Et selleks need kruvipüstakud siis ongi nendele toodetele lisatud. No siin on näha, kuidas nende katete eemaldamine toimub. See on nüüd elektroonikadoosi. Sa nägid, et see, ütleme, eraldi kuju detail, mis seal all on, see jääb nii-öelda krohvi alla, see on varjatuna. Nüüd ongi näide, et kus sul on siis need karbid sattunud või doosid sattunud erinevatesse kõrgustesse. Selleks sul ongi siis võimalik selle seadmete asendit selle kruvipüstaku kõrguse võrra nii-öelda reguleerida. Ja kuna nad on diagonaalis, siis see 60 mm jääb alati paika sul, et nad ei nihkud üksteisest kaugemale. See oli siis süvistatavatest doosidest. Nagu ma mainisin, lisaks on üle vaadatud ka täies ulatuses meie õõnesseinadooside tootevalik. Õõnesseinadooside tootevalikusse kuuluvad samamoodi kui süvisdooside puhul standardsete sisestustega doosid ja tuulekindlad termoplast elastomeer läbiviikudega varustatud doosid. Nii nagu need seadmedoosid, ütleme süvistdoosid, on ka siis õõnesseinadoosid varustatud 2-3-osalise kruvipüstakuga. Et paigalduse eripärast või kinnituse eripärast johtuvalt ei ole siia võimalik enam lisakruvipüstakut paigaldada, aga samuti nii nagu süvistdooside puhul on ka siin see 60 mm nominaalmõõt tagatud. Süvistdoosid, tuulekindlad süvistdoosid on varustatud siis samuti termoplast elastomeer kaabli läbiviikudega M20 või 25 torudele või siis erinevat tüüpi kaablitele. Nii nagu siin näha, et on kõik need kaablisisendid nii nagu süvistdoosidel, ka õõneseinast doosidel on märgistatud, et oleks lihtsam valida, et kus siis 3x2,5 kaabel läbi viia, 5x1,5 kaabel või kus siis toru läbi viia. Ühendusmuhvid, millega need seadmedoosid või seadmeühendusdoosid omavahel ühendatakse, on nüüd veidi mahukamad või laiema läbimõõduga, kui nad olid eelnevalt, ehk siis 8% täiendavat mahtu hõlbustab siis juhtmete viimist ühest õõnesseinadoosist teise. Standardsed seadmedoosid
või seadme ühendustoosid, nii nagu siin on näha, on kõik varustatud siis lapiku kruvikeeraja abil avamise kontuuriga. Ehk siis see pilu, mis siin sees on ja kuhu sa selle näiteks siis kruvikeeraja otsa sisse torkad, väldib siis seda, et see kruvikeeraja ots ei hakkaks libisema. Seetõttu on siis võimalik neid sisendeid lihtsamini eemaldada. Ja nii nagu süvistoosidel on nad siis varustatud ka sisenditega M20 ja 25 torudele. Täiesti uus asi on kinnituselement ZHAS12TB, mida on võimalik siis kasutada juhul, kui teil on tegemist äärmiselt õhukaste seintega, ütleme, kas on näiteks mingid klaasist seinad või on siis plekist näiteks laevaehituses. Et see võimaldab siis paigaldada seda õõnesseina doosi alates seintesse paksusega 0,2 mm seina paksust. Et ta paigaldatakse sellele kinnituskõrva juhtsiinile, pärast ma videot neile näitan ka, ja paigaldades ta kompenseerib siis selle distantsi, tavaliselt on see nagu mingi 5 mm on see minimaalne, aga tänu sellele lisadetailile on võimalik siis paigaldada seina, mille seina paksus on ainult 0,2 mm. Tuulekindlad variandid, nii nagu süvistoosidel, on varustatud siis termoplastist elastomeerist kaabli läbiviikudega, kuhu ma mainisin, on siis võimalik nii torud kui ka kaablid sisestada ilma tööriista abita. Kõik seadmekruvid on varustatud kombipeaga, ehk siis nad on nii lapikuga BZ1 otsa jaoks. Samamoodi on siis tegemist nende süvistoosidega samamoodi. No süvistoose on siis niimoodi, et kõikidel süvistoosidel ei kuulu need seadmekruvid komplekti, et mõlemat varianti on nii-öelda olemas. Aga õõnesseinadoosidel kuuluvad alati need paigalduskruvid nii-öelda komplekti. Mainisin korra, et õõnesseinadoosid on samuti varustatud kombitoru sisenditega, M20 ja 25 kofreeritud elektripaigaldustorudele. Et see tagab siis selle, et tahtmatult ei avata liiga laia sisendit, ehk siis see üks sisend sobib mõlemale torutüübile. Juhul, kui on tegemist nüüd tuulekindlate dooside paigaldusega, siis selleks see muhvi ühenduskoht on võimalik eemaldada kas ennem installatsiooni, selleks on siin olemas selline väljaulatav eend, või siis kui see doos on paika pandud, siis on siia tehtud spetsiaalne ava lapikule kruvikeerajale, et see on võimalik ka siis peale paigaldust nii-öelda eemaldada ja sealt on võimalik siis see ühendusmuhv sisestada. Seadmedoosid, need on siis HG47 või HG47L tüüpi, nende paigaldussügavus on 47 mm ja seetõttu on võimalik siis neid ka tavapärastes vaheseintes vastakuti paigaldada. Seadme ühendustoosid HG61 või siis tuulekindlad variandid HG61L, nende paigaldussügavus on 61 mm ja kui neid soovite vastastikku paigaldada, siis peaks seina paksus olema vähemalt 12,5 sentimeetrit. Täiesti uus toode, mida mul hetkel teile veel näidata ei ole, see on saadaval tõenäoliselt alates märtsis 2022, on siis analoogne elektroonikadoos, nii nagu me süvistooside puhul nägite, aga just õõnesseintele. Ehk siis varustatud samuti elastomeerist laiendiga, kus siis põhjas on 2 M20 ja M25 membraan toru sisendit. Kahesed seadmedoosid ja seadme ühendustoosid on samuti varustatud paljude erinevate sisenditega, nagu siin on näha. Ja elektroonikadoos on varustatud veel, kahene elektroonikadoos tuulekindel on varustatud ka selle kaanega. Seda kaan on nüüd sellise ehituse või kõrgusega, et seda on võimalik ka hiljem tapetseerida. Video peal on näha ka, et ta lihtsalt kaetakse ära siis teist tüüpi seinakatte materjalidega.
täiesti uued asjad on siis tuulekindlad seinavalgusti või väljunddoosid, nagu siin on näha. Need on siis 35 millimeetrisele sellele freesiavale. Need kaaned kuuluvad neile juba komplekti. Nii need ka ringi lasta. Ja nemad on varustatud siis samuti selle TPE tuulekindlate sisenditega. Lisaks sellele kinnituselemendile, millest ma teile juba ennem rääkisin, on olemas ka tihenduskiled ja laiendusrõngad. Laiendusrõngas on kasutusel, saate kasutada sellisel juhul, kui freesimine on natuke nihu läinud ja see ava on nüüd lopergune või siis liiga suur. Et sellisel juhul on võimalik siis kompenseerida see pilu nii-öelda selle doosi enda korpuse ja seina vahel. Kõrgendusrõngas on samuti kahte sorti, kõrgusega 12 ja 24 millimeetrit ja on vajalikud siis selle kõrguse kompenseerimiseks. Tihenduskorgid ja tihendusdetailid on need samad, mis olid siis selline kuulusid komplekti siis ka süvisdoosidega. Lähen siit korra välja. Trükist tuleb ka varsti mahukam kataloog, kus siis see kogu tootevalik on välja toodud. 47 lehekülge on seda, see on eesti keelde ära tõlgitud ja mitu korda üle kontrollitud, et loodan, et seal enam neid vigu rohkem sees ei ole. Kodulehelt on võimalik siis alla laadida ka valikuabi nii süvisdoosidele kui ka õõnesseinadoosidele, kuhu on välja toodud siis selline põhitootevalik. Aga ma liigun siit vaikselt alla, siis te saate korra vaadata veel siia. Kindlasti ei ole ostetud, sest kindlasti ei ole, meie käest ei ole see ostetud, me pole ennem sellist asja valikus olnud, et kogu see tootevalik, mida te siin praegu näete, on saadaval alles 1. oktoobrist, nii et Linkmanis oli, ma ei tea, kuradi 5 aastat või rohkem midagi tagasi, sokutati tasuta neid ja äkki paned paika, aga ei läinud vaja. Lõpuks läks ikkagi ahju. Ja meil ei ole neid ennem valikus olnud, et võib-olla sellepärast ma ei oska sulle öelda, eks ma võin sulle aasta või 2 pärast öelda, et kas neid paigaldatakse või ei paigaldata. Ja võib ka olla niimoodi, et neid teistes riikides paigaldatakse rohkem. No siin on näha nüüd need kruvipüstakud, siin on ka võimalik siis kõrgust reguleerida. Termoplast elastomeerist sisseviigud, siin on näha, kuidas siis toru sisestatakse. Siin on see, mille ma rääkisin nende avamiskontuuriga kaabli sisenditest. On võimalik kruvikeerega lihtsalt neid eemaldada. Nii, see lisadetail paigaldatakse nii-öelda sellele paigaldussiinile ja keerates muudab ta oma asendit ja kompenseerib siis selle vahe, mis jääb selle seinaplaadi ja selle kinnituskõrva vahele. See lisadetail on eraldi saadaval, jah. See ei kuulu nüüd komplekti. Need ühendusmuffid, need kuuluvad selle kaablialukarpidega kuuluvad juba komplekti. Neist ärasti näete juba. Kui sa ostad selle kotti 20 tükki, siis on... Jah, seal on need ühendusmuffid on kaasas juba, jah. Kas see ava nüüd, freesi ava, sellel on mõeldud 71? Jah, see on 2 sorti 68 ja 74 äkki oli või? Siin ma vaatan 74, aga... Jah, 74, jah. 72 tähendab, jah. Sees on jälle kiri 61. Kas see ongi 74 millis? Jah, see ongi 74. 2 sorti on 68, 74 ja 3. Aga siin ükstuse kõrvale kokku sa panna, siis vahele liiga suureks. No tavaseadmed ei saa, ma isegi ei oska öelda, mida 74-stesse... 71 on tavaseadmetel, jah. 68, jah. See on nüüd üksik seadmete paigaldamiseks.
no ma tean, et mingid väljunddoosid on selliste kaantega, kus on see vahe. Võib-olla on veel midagi 70 sellise tsentrite vahega, ma tõesti ei oska isegi öelda. Kas see rõngas, see on nüüd see... See on jah, täpselt. Tavaliselt jääb see, et kui freesil väga täpne, see jõle kitsas servet vajub natuke viltu sisse. Ja, see on nüüd ta näitab seda siin ka, et kuidas see paigaldatakse. No vot ei ole, no ta on tehtud. No eeldatakse seda, et see ikka päris mööda ei pane, et sul võib ta teinekord natukene minna. Vot siin on näha nüüd see gaas, mis on võimalik siis elektroonikaseadme, elektroonikadoosi gaas, mis on võimalik siis pärast süvistada ja või katta siis näiteks ka tapeedi või millegi sellisega. Aga need lähevad ka need klikkiga kokku nagu siin, et sa... Ei ole. Need ei ole. Ei ole. Need ei ole seda. Aga võiks olla? Nendel bajonettlukku ei ole, jah. No jah, no sellisel juhul nad tavaliselt tehaksegi juba siis kahesed plokid või osadel tootjatel on ka kolmesed ja vist neljased ja mõnel on ka isegi viiesed olemas. Hetkel meie valikus nüüd pikemaid blokke kui kahesed ei ole. Üks huvitav tähelepanek veel, et 16 kõri nagu ei soosi see süsteem. Põhimõtteliselt see tuleb nagu... Jah, siin on küll. Ma ei oskagi öelda, millest see 20 tuleneb. Ju ta mingit paigaldusdirektiivist tuleneb siis. 16 jääb kinni ja kuidagi ära toimetada, et pärast sisse tõmmata on raske. 16. Tõenäoliselt küll, jah, võib-olla sellest äkki. 20 ja 25 on jah, siis nii-öelda need. No, siin on see õhukesse seinasse paigaldus. Teil päris ilusti fikseerima proovisin ära, ta ei kuku ära seal selles mõttes, et sa võid ta rahulikult torgata seina sisse ja ta ära ei tule sealt niisama lihtsalt. Nii, kas on selle kohta küsimusi või on millegi muu kohta küsimusi, millele ma oskan vastata meie tootevalikust? Jah. No tal on tehtud küll suhteliselt, nendel saksa tootjatel on see faasi osa suhteliselt madal, et nii nagu mida? Üldiselt ei vaja, jah. Ja sellisel juhul kõrgendus siis tuleb teine probleem, jah. No sellisel juhul ikkagi jah, peaks selle ava suhteliselt täpse tegema, et aga noh, kui teine kord juhtub, et mul endalgi on juhtunud, et nad läheb lapikuks või libise frees ära näiteks või midagi sellist, et noh, siis vähemalt võimalus olemas, et kuidas ta kompenseerida, jah. Siin peab ikka jah, kui näiteks 5 tükki ritta jõve täpse. No selles mõttes jah, et meil on endal olemas selline jah, et meil endal on olemas selline paigaldusabinõu, mis on need tsentrit ära vahed, aga samas ma ise olen kasutanud seda loelauda, kus on juba see, paned loelaua peale, joondad ta välja ja märgid augud ära ja preesid siis selle järgi. Jah. No mul on siuke, kus on juba need avad iga 71 millimeetri tagant tehtud, et mina olen sellist kasutanud siis jah. Töötab suhteliselt hästi, ütleme niimoodi, jah. Aga mis ikkagi juhtub teinekord ka ära libiseb, siis jah see, et ma loodan, et sellest on abi nendest kruvipüstakutest, mis on võimalik siis natukene seda kõrgust muuta seal. Et muidu neid on väga raske saada ühe liini peale. Siin neid ei ole neid. Sellel on, jah.
jah, nendel õõnesseinadoosidel on 2 kruvipüstakut, kõikidel süvistoosidel on 4 kruvipüstakut. Et noh, siin on vaata juba see kinnituselement. on ka need nii olemas? Ainult kipsiomadel. Ei, ma mõtlen selle. See on see tulekindel, sellel on, jah? Ei, need kõikidel sellel. See on ka kips, jah. Ja kõikidel on, see on tulekindel variant ja see on siis erineva kõrgusega. Neid on 35, 47, 61 ja tuulekindlat ei ole nüüd seda 35-st, et on see 47 ja 61. See on muidugi jah, need 3 on. Ja, et ma loodan, et sellest on abi, sest ma ise olen ka hirmsasti vaeva näinud teinekord, kui on natuke nässu läinud ja katsusa siis neid tagasi paika saada. Nii et. No, see on küll hea asi tegelikult, sellega fikseerib ära, isegi kui sa üritad näiteks vahuga lasta, vaht on ju see, saad kiiresti kui mingi... Jah, aga ta tirib paigast ära. See peaksid kasutama jah, mingid, ma ei tea, väga mitte paisuvat liimvahtu või mingit siukest jah, mis muidu kui väikse paisumisteguriga, muidu ta viib selle paigast ära sul kohe. Aga ma ütlen, meil ei kasutata, meil enne olid ka sellised tootevalikus olemas ja vähe kasutati nende naelaasadega ikkagi, aga võib-olla ka seine, ta eeldab ikkagi, kas sul on siis siin mingi vehme vuuk, kuhu sa lööd selle või on siis tõesti aeroksein, eks. Aga kui sul on ikkagi müüritis, siis ei ole võimalik sinna sisse lüüa. Punane tellis, sa ei löö seda sisse sinna. Betooni ka sisse ei löö, jah. Et see on sellisel juhul, sa ei saa seda kasutada. Et võib-olla sellisel juhul on äkki nendest kinnitusrõngastest on nagu abi. Ei, seda ma olen praktiseerinud. Oled praktiseerinud, jah? Minust mõtlesin, et tuttavad asjad on Kaiseril või kellel. Ei, kõigil on olemas, jah, selles mõttes, jah. Meil ennem ei olnud, jah. Ei tauke ei ole, jah. Ja need on nagu väiksemad, lühemad ka need näksud. Et see sama ja just seda, et sügavam poos, et rahumeeli kasutada kõiki neid Frees on 73 ju. Frees on 73 või? Ma ei tea. 74 peaks olema ju. Morse on 73 ju, ta on tolliga. Et need on suhteliselt siuksed nirud asjad, madalad asjad, kõik kasutada neid sügav. Ei ole. Ei, selles mõttes on, jah. Tootevalikus on küll olemas, aga ma arvan seda, et sa saad igalt poolt kindlasti selle sootsama hinnaga, kui... Aga Morse on 73, aga ma peast teada. 73 ja 76. Okei. No ma räägin, et 73. Aga mida sa üldse paned sellisesse? Mis seadmed on sellise... Ma ei tea. Äkki meil ei olegi siukseid, võib-olla on... No üks asi on, mis on vaadanud saakslaste pliidipead, aga need minu ostavad 80. Ei, no aga meie EKK-d on ju kõik 73-ga. 2. Selle 73-st reesid jah. Ma võin jah, siin on ka 74, jah. Saksa standard nagu kogu 68. Jah, 68, jah, on. See 73, Seda... 73 on Põhjamaades standard. 74 ei ole meie valikus ennem olnud, nii et... Meil ju see 72, 73 on Põhjamaades standard. Ega see EKK, see Enko ju, see taris ju vanad liinid siia omal ajal. No suurem on mugavam, selles mõttes kõik need juhtus. No jah, aga selles mõttes... Jah, ühendustoosina küll sobib kasutamiseks, aga seadmed sa ei pane siia, see seadmed tsentrite vahe ju on paigast ära. Seadme sa ei saa ju panna sinna ju. 60 on see ja 71 on tsentrite vahe, eks ju. See on doositsentri vahe, aga see seadme see vahe on 60, jah. 60 kruvide vahe. 60 kruvide vahe, jah. Sakslastel on see niinimetatud pliidi...